Ja tere siit Petrone Printi klaasmajakesest Valguskülast Tartu Raekoja platsil on meil külas Ene Sepp, minu Colorado autor, kes on suur suusatamise, lume ja talve ekspert, sest ta on, võib vist öelda suusainstruktor või midagi sellist, suusapatrull kaugel Ameerika maal Colorado mägedes, aga nüüd ta on tulnud siia meie juurde ja räägib meile sellest algatuseks selline teema. Mina olen tegelikult hommikust peale, ka teised Petrone Printi inimesed on siin olnud hommikust peale üsnagi külma ilma käest. Aga huvitav on see, et tegelikult inimene harjub külma ja talvega väga kiiresti. Mis on sinu kogemus sellest? Jaa, tavaliselt harjutakse ikkagi ära sellega ja mina olen ka tohutult suur talve ja lume fänn. Et nüüd kui lõpuks hakkas Eestis lund sadama, ma olin nii õnnelik selle üle, et hanged tulevad, saab minna ja konnata, et see on lihtsalt nii tore. Et muidugi esimene selline reaktsioon, kui ollakse harjunud soojama ilmaga, siis on jah see, et 15, see on nii õudne, mis ma teen nüüd? Mis riided ma selga panen, aga peamine see ongi õiged riided selga, hea tuju ja siis tegelikult on need külmamad ilmad ikka üli mõnusad. Mis need õiged riided siis on seal Colorados mägedes? Ma arvan, et A ja O on vist soojad, kuivad sokid. Jah, täiesti soojad, kuivad sokid ja ainult üks paar. Et tavaliselt, mis on hästi suur viga just suusatamisel on see, et jalga topitakse 3, mõnikord isegi 4 paari sokke, aga see surub vereringe kinni ja siis ongi jalad täiesti külmad, et see on suhteliselt halb. Et piisab ühest paarist sokkidest ja muidu selline kihiline riietumine, et saad jälle vajadusel riideid seast ära võtta, kui sa natukene rohkem liigud või juurde panna ja siis vastavalt sellele, kellel mis külmetama hakkab. Mul hakkavad alati näpud külmetama, et mulle meeldivad just sellised labakindad. Aga meil on ka mõned inimesed suusapatrullis, kes ka -30 kraadi juures ei pane isegi mütsi pähe ega salli kaela ja neid see absoluutselt ei häiri. Nii et ühesõnaga sokid, üks paar, aga muidu kihiline riietus, sain õigesti aru. Aga missugused sokid, kas villased või mingid muud? No mul on hästi palju neid spetsiaalseid tehnilisi suusasokke, mis on lihtsalt kõige soojemad ja kõige sobivamad saapi sisse. Aga siseruumides näiteks, kui on jahe olla, siis klassikaline villane sokk, eriti hea, kui on ema või vanaema kootud, see on täiesti ideaalne lahendus. Et neid ma olen tegelikult lasknud emal saata endale Coloradosse ja siis edasi kinkinud. Et jälle ütlesin talle, et tule jälle tee nüüd mõni Eesti värvides sokk ja siis jõudis kohale ja siis jälle kinkisin edasi. Mitu korda sa oled ka Ameerikas jõule kogenud? Nüüd 3-4 korda, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga ausalt öeldes, kuna detsember on mäe peal olnud hästi kiire aeg, sest seal on tohutult palju inimesi, mis tähendab seda, et rohkem inimesi, kes saavad vigastada ja tuleb nendega tegeleda, siis üldiselt jõulude tähistamist me seal väga palju ei ole teinud. Et oleme küll puud ära ehtinud, aga muidu on rahulikum. Küll aga üks asi, mis on hästi tore, on see, et kuna Ameerikas avatakse kingid 25. mitte 24. õhtul, aga just 25. hommikul. Ja see tähendab seda, et siis sa võid mäele minna, sest mägi on inimestest tühi, sest kõik istuvad kodus kuusal ja avavad kinke. Mis see tähendab, et on hooaeg ja palju inimesi ja tuleb vigastusi ja mõned siin meie hulgas ilmselt on natuke midagi sellist Puutsemäel ja Kütiorus ja niimoodi kogenud, aga sina seal Colorados, mis seal siis toimub seal mägedel? See on jah, et ma töötan Colorados Breckenridge'i suusakuurordis, mis on tohutu suur, et hea võrdlus on see, et meil käib hooaja jooksul mäe pealt läbi enam-vähem sama palju inimesi, kui elab Eestis. Ehk 1,3 miljonit inimest hooaja jooksul. Ja kiirematel päevadel võib mäe peal olla 25 000, 30 000 inimest. Ja vigastused tulevadki lihtsalt selle tõttu, et kui sul on ikkagi 30 000 inimest, siis võib juhtuda, et mõni seal teeb natukene halva pöörde, sõidab vastu puud, lihtsalt väsib ära ja siis on vaja nad sealt mäe pealt alla aidata.
ja see ongi siis sinu töö, et sa selle, kes on viga saanud, pead kuidagimoodi siis alla saama. jah, et ma ütlen alati, et suusapatrull on natuke nagu selline politsei, kiirabi ja päästeteenistus 3 ühes ja suuskadel. Et eesmärk on ka aidata nad alla ja pakkuda sellist esmaabi ja muidugi lisaks siis laviinikontrolli tegemine. Eestis laviinid ei ole teemaks, meil ei ole päriselt ühelt poolt nii palju lund, aga ei ole ka piisavalt järsud nõlvad. Aga Colorados on see väga suur oht, et sa võid laviini alla jääda ja laviinid ei ole midagi sellist, nagu filmidest võib näha, et tuleb selline õhkõrn pilvekene ja siis sa supled seal sees ja on tore olla. Et laviinid on metsiku jõuga ja neid on vaja nii palju kui võimalik ennetada ja see tähendab ka näiteks lõhkeainetes pommi ehitamist, pommi seljakotti panemist, seljakotiga mäkkaronimist ja siis võtad selle pommi välja, süütad, viskad ja vallandad laviini. Ja sina oled ka seda teinud? Ma pommi viskamiseni veel ei jõudnud, sest see on selline järk-järguline töö, et selleks on vaja päris palju harjutada ja vastavad load saada, aga pommide ehitamiseni ja siis nende seljakotis kandmiseni selleni ikka jõudsin, jah. Aga kas sa laviiniga füüsiliselt kokku oled puutunud, laviini alla oled jäänud? Aga kas te tegite mingit mänge läbi sellest? Ja õnneks laviini alla ma ei ole jäänud, et see on asi, mida me kõik üritame vältida, aga tohutult palju oleme teinud igasuguseid treeninguid. Üks treening on kellegi teise laviini alt üles leidmine, et sa peadki olema võimeline suusatama 5 minutiga alla, kiipariga leidma üles, kes seal lume all on, kus kohas ja ta sealt välja kaevama. Ja teine treening, mida me teeme, mis on tegelikult mu lemmik, on laviinipääste koertega. Ehk see treening on väga lihtne. Üks vabatahtlik, mõnikord rohkem vabatahtlikke, aga alati kui otsiti, siis mul oli käsi püsti, et kes, ma tahan lume alla peita ennast. Läheb ja peidab ennast siis lumekoopasse, mis on kaevatud ja see lumekoobas võib olla kuni meetri sügavusel lumes. Ehk et see koopalahi on meetri paksune. Ja poen sinna sisse, mind maetakse ära, annan sinna sisse pääs ilusti kinni ja siis ma laman seal niimoodi 15-20 minutit ja selle ajal tuuakse lumepääste koer platsile ja tema ülesanne on siis minut üles leida lihtsalt lõhna abil ja annab märku sellest, kaevab mind välja ja siis ta on nii rõõmus, et ta just mind üles leidis ja nüüd ta saab oma lemmikmänguasjaga mängida. Ja see lemmikmänguasi võib olla mingi vana kinnas, tal ei olegi rohkemat vaja, et tegelikult tema jaoks ongi selline suurepärane mäng. Ta leiab inimese, siis ta saab mängida veel ja siis on kõik nii tore. Kõik nii tore, jah, aga tegelikult on päris hirmus ka ja riskantne. Kas sa oled ka päriselt mõne inimese elu päästnud seal Colorado mägedes, siis arvad? Ma arvan, mitte laviinidega seotud, sest õnneks suusakuurordi piires meil laviine ei ole olnud, sest ennetustöö on õnneks piisavalt hea olnud, aga niisama vigastatud inimesi tõenäoliselt küll just selles osas, et kui on ikkagi reielumurd, siis sul on vaja seal asjatundlikku abi, sest muidu sa jooksed oma reielumurruga verest tühjaks ja no ei olegi midagi teha. Et on ette tulnud ka elustamist ja hästi palju selliseid väiksemaid vigastusi. Aga kindlasti inimene, kes on viga saanud, et tal on väga hea meel, kui keegi tuleb ja ta sealt mäe pealt minema aitab. Jah, kõigest sellest saab minu Colorado raamatust täpsemalt lugeda, kõik need seiklused ja see lumine elu. Ma küsin korra veel nende USA jõulude kohta, et minu enda raamatus, minu Ameerika, eriti minu Ameerika 2, on jõuludest, jõulukombed, üsna suur raiskamine, igasugu mõnusad toidud. Aga mida siis teile sa ütlesid, et nagu see jõuluaeg on selline üsna eripärane, et kindlasti hoopis teine, sest minu Ameerika raamatus, minu maailmas oli selline rahulik eeslina elu New Yorki lähedal. Sinu Ameerika, siis sinu Colorado raamatus on kõrgel mägedes, suusakuurordis. Mida te seal siis tegite täpselt? Meil ongi lihtsalt hästi kiire, tähendab seda, et juba nädal enne jõule sa lähed käid poes ära, sest jõuludel seda poodi minna, sest sinna tuleb nii palju inimesi kokku, kes tulevadki lume peal oma jõule tähistama ja sa eelistad lihtsalt neid vältida.
sest neid on hästi palju turiste. kõik suured majad, mis on tihtipeale muidu tühjad, on siis Airbnb-ga inimesi järjest täis tulnud. mulle tuli selle peale meelde, vabandage väga, pean mainima One bändi laulu The Last Christmas, kui te teate seda videot, kus see tegevus tegelikult on ju see, et tuleb üks seltskond, kes tuleb ühte majja ja nad hakkavad seal jõulu tähistama, et umbes selline see siis ongi, sellest umbes rääkisid. jah, põhimõtteliselt küll, et saadakse seal kokku oma, ma ei tea, suguvõsad, pered, sõpruskonnad, no mis iganes, aga tulevad oma suure seltskonnaga, hakkavad tähistama. aga ise seal nii-öelda siis jõuluturismi sihtkohas elades ongi eesmärk lihtsalt vältida kõiki maksimaalselt, nii et poes ei käi, väljas ei käi, restoranis söömas ei käi, oled kodus, et kuna mulle meeldivad jõulud, siis vähemalt meil oli alati ka jõulukuusk ja jõuluehted olemas, kuigi noh, abikaasale ja korterikaaslasele, nad on jõulude vihkajad, nii et aga nad pidid sellega toime tulema. aga heake küll, jätkame siis siin jõulumelus. võite tulla kõik minu Coloradot ja muid teisi raamatuid vaatama siia Petrone Britti klaaspuhkasse ja kohtumiseni.